Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kindlasti on meil kogemusi, mis avasid meil silmad ja kõik selgines ning kirgastus. Päike oleks nagu pilvede tagant välja tulnud. Just selline oli Jeesuse õpilaste kogemus muutmise mäel. Aga kuulakem, kuidas evangelist Luukas sellest meile täna jutustab. See on Luuka evangeeliumi 9. peatükis 28. kuni 36. salmini. Ent arvata 8 päeva pärast neid kõnesid sündis, et Jeesus võttis kaasa Peetruse ja Johannese ja Jaakobuse ning läks üles mäele palvetama. Ja palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja näe, 2 meest kõnelesid Jeesusega. Need olid Mooses ja oli Eelia, kes kirkuses ilmudes rääkisid tema elu otsast sellest, mis tal Jeruusalemmast tuli täide viia. Aga Peetrus ja tema kaaslased olid suikunud raskesse unne. Ent virgudes nägid nad Jeesuse kirkust ja neid 2 meest tema juures seismas. Ja see sündis, et kui need mehed tema juures olid lahkumas, ütles Peetrus Jeesusele: õpetaja, siin on meil hea olla, teeme õige 3 lehtmaja, ühe sinule ja ühe Moosesele ja ühe Eeliale. Ta ei teadnud, mida ta ütleb. Aga kui ta seda ütles, tekkis pilv ja varjas nad. Nemad aga kartsid pilve sisse jäädes. Ja pilvest kostis hääl: see on minu äravalitud poeg, teda kuulake. Ja kui see hääl oli kostnud, selgus, et Jeesus oli üksi ja nemad vaikisid ega kuulutanud kellelegi neil päevil midagi sellest, mida nad olid näinud. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Ühel päeval küsis üks õpilane mult: meil on siin kooli lähedal issanda muutmise kirik. Kuidas seal issandat siis muudetakse? Selgitasin, et see kirik on lihtsalt pühendatud issanda muutumise sündmuse mälestusele. Ja rääkisin neile siis sellest loost, mida me just kuulsime. Kuid vaadelgem seda sündmust lähemalt. Kohe alguses on öeldud 8 päeva pärast neid kõnesid. Jeesus oli oma õpilastele jaganud õpetusi nende kutsumusest ja selle tähendusest. Ta oli rääkinud, et tema tee ei ole lihtne, sest see on kannatuste ja surma tee. Ta oli öelnud, kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu mulle. See on Luuka evangeeliumi 9. peatükis, 23. salmis. Nüüd aga rääkis ta oma surmast ja ülestõusmisest. Need kõned tekitasid jüngrites üha rohkem segadust ja kahtlusi. Selles olukorras võtab Jeesus 3 kõige lähemat õpilast ja läheb nendega Taabori mäele palvetama. Me kuulsime, et palvetamise ajal ta näoilme muutus ja tema riided läksid kiirgavalt valgeks. Ja siis korraga on seal veel 2 meest, kes kõnelevad Jeesusega. Mooses ja Eelia. Mõlemad olid ka ise kogenud kord Jumala erilist ligiolu mäel viibides. Mooses esindas siin aga seadust ja Eelia prohveteid. Niisiis näevad jüngrid Jeesust kogu toonase pühakirja, see on siis Vanatestamendi seaduse ja prohvetite valguses.
Ja seaduse ja prohvetite esindajad räägivad Jeesuse surmast ja sellest kutsumusest, mis tal Jeruusalemmas tuli täide viia. Nõnda siis kogu senine õndsuslugu osutab Jeesuse kõige olulisemale kutsumusele, lunastustööle. Kuid õpilased on uinunud, selline unisus iseloomustab meidki keset otsustavaid sündmusi. Ja kui Peetrus virgub ja toimuvat näeb, teatab ta enesekindlalt: õpetaja, siin on meil hea olla, teeme õige 3 lehtmaja, ühe sinule ja ühe Moosesele, ühe Eeliale. Kuidagi tuleks seda taevalikku hetke ju tähistada. Meiegi tahaksime aeg-ajalt oma vaimulikke elamusi kuidagi oma mugavustsooni talletada. See on tõeline kiusatus, kuid vaimulikud kogemused pole konserveeritavad. Jeesuse kutsumus on suurem kui meie elamused. Tema teekond viib mäelt alla, et teenida haiget maailma ja tuua sellesse maailma ülestõusmise kirkus. Vaevalt on Peetrus saanud oma ettepanekuga lõpetada, kui neid ümbritseb hirmuäratav pilv. Aga tegelikult oli see Jumala kohaloleku märk. See on ikka nii, kui Jumal on meile lähedal, kuid samas ka varjatud, siis vahel tundub see meile isegi nagu ohtlikuna. Ja sellest varjavast pilvest kõlab hääl. Ja vaata, just see hääl ütleb meile tänase päeva keskse sõnumi. Jeesus on Jumala poeg, teda kuulake. Jeesus on Jumala poeg, teda kuulake. Aga mida ta tahab meile täna öelda? Kas me peaksime ehitama uusi ja üha uhkemaid kirikuid või otsima uusi ilmutusi? Kas peaksime uskuma rahasse, võimu, tervisesse või tahab ta meile hoopis midagi muud öelda? Jüngrid jäävad vait, nad ei mõista ka pärast seda elamust kõike täielikult, kuid nad lähevad koos õpetajaga mäelt alla. Ees ootavad raskused, õpetaja kannatused, surm ja ülestõusmine ja meiegi vaikime. Kuid järgimine ja tema kuulamine usus, see jääb. Aga tulgem siiski korraks tagasi tolle õpilase küsimus juurde. Kuidas nad seal kirikus siis ikkagi issandat muudavad? Vastus on, mitte meie ei muuda issandat, vaid tema muudab meid. Jah, me muutume, kui oleme valmis palves muutmise mäele tõusma. Sinna, kus kohtuvad taevas ja maa. Seal muutuvad seadus ja prohvetidki elavaks reaalsuseks. Ja issand kirgastub meie südames ja eludes. Korraga me mõistame, et tema au pole lahutatav elust, kannatustest, surmast ja ülestõusmisest. Kirgastununa valgustab ta meiegi teed nii mäel kui orus, nii rõõmus kui mures. Kuni me näeme teda palgest palgesse, kuid seni käigem usus ja kuulake, mida ta meile ütleb. Palvetagem. Issand, ava meie silmad nägema sinu au igapäevases elus. Õpeta meid kuulama sinu poega, kes juhib meid keset argielu kitsast teed ülestõusmisse ja igavesse valgusse. Isa, poja ja püha vaimu nimel. Aamen.